me oleme jõudnud Oliveri muutumise viimase etapini ja praegu saab ta õpetusse nüüd Tiina Tšatšvalt, kes teadavasti ei ole mitte pehme sõnaga naine. Lähme vaatame, mis siin toimub. Sa päris elus ei ole nii staatiline. Sa ei saa, ja vaata, sa ole ikka päris sina ise nii. No väga hea. Oliver, kas autogrammi? Kui suured sa soovid? Üle kogu. Üle kohe. Panen oo siia. Aga ole sellega... Aitäh, Oliver! Väga tubli, aga Aitäh! Oliver, ole selleks ka valmis, et igasugused ootamatused võivad tulla, kuigi sul on ihukaitse kõrval, aga tavapäraselt, kui sa kellegiga rääkima hakkad, siis otsesest vahele ei tulda. Ja ära palun ehmata, kui midagi juhtuma hakkab. Oliver! Selline sa oledki! Selline olengi! Ära muretse! Laual näed! Sellises olukorras võid sa niimoodi olla kindel, et keegi tuleb sulle appi. Et kas see tuleb see ihukaitse või tuleb see piianõunik. Proovime korraks, Angelika, veel üks kord, sest eriti keeruline on nagu... Oliver, see on sina! Tubli, et selle sa niimoodi hellalt käega hoiad kinni ja siis on nagu rahu majas ja nüüd pea silmas seda, et sa lähed, kujutame ette, et see saal on, eks ole, siin. Et sa pead ju uksest sisse saama, aga mida sa siis teed, kuidas sa sealt uksest sisse saad? Uks tehakse sulle lahti, aga sa ei tohi ära unustada, et publik on seal ja nemad ei pääse saali, eks ole. Sa pead mida tegema? Õigel hetkel keegan. Küürad ja... Sõbrad! Kõrgel laval esinema! Tulge, lähme ära. Kohe varsti saame me näha, kas need kõik õpetussõnad tõesti Oliveril ilusti kõrva taha jäid ja kas ta on valmis teie ette lavalaudadele astuma.